Pärtsi rallipark on tehnikasportlaste mekka, mis Eesti taasiseseisvumispäeval 20. augustil võõrustas selleaastase talendid rajale avaetappi. Tegemist on sarjaga, mis ellu kutsutud Eesti autospordi ja kaardispordi liitude poolt, käesolev on sellele sarjale juba 8. hooaeg. Reeglina on see küll toimunud kevadeti, kuid koroonakriis lajatas oma pitseriga sellele üritusele. Ometigi suudeti nüüd alustada ja seda väga tõsiselt. Kokku osales esimesel etapil 69 noort sõitjat, kes ennem suure kaardispordiga seotud pole olnud. Vanuse lagi tuleneb sünniaastast, mis on 2007 ja hiljem. Tõsi oli ka vanemaid, kuid nemad põhiarvestusse ei lähe. 70 noorest sõeluti välja kvalifikatsiooniaegade põhjal 30 noort, kes siis läbi finaalide selgitasid etapi võitja. Alustame D-finaalist. Iga finaali 3 paremat saavad tõusta edasi juba kraad kõrgemasse seltskonda. D-finaali alustavad esireast Kail Kriston Tuhkru, Rasmus Andreas, Karl Riima, Marta-Liisa Meindorf, Kristjan Hallikmägi, Hans-Christian Novitski, Armin Kaar, Revor Laur ja Marten Meindorf. Superstardi teeb Andreas, kes suudab kohe ennast esimesele positsioonile sõita. Tuhkru jääb alles küll veel teiseks, kuid mitte kauaks. Temast mööduvad üsna pea Karl Riiman, siis ka Armin Kaar, Marta-Liisa Meindorf ja ka Hans-Christian Novitski. Liidid suudavad juba esimese 5 ringiga sõita teistega korraliku vahe sisse. Eest ära hakkab iga ringiga libisema Rasmus Andreas. Väga põnevaks muutub aga heitlus 3. kohale, kus imelist sõitu teeb ainukene tütarlaps rajal Marta-Liisa, kes üritab kõvasti ja suudab järjest ülespoole tõusta. Üsna varsti on ta juba 4. ja kui lõpuni jääb kohustuslikust 10 sõiduminutist 1, saab ta mööda ka seni 3. kohal olnud Tuhkrust. D-finaalist liiguvad edasi C-finaali Rasmus Andreas, Karl Riiman ja Marta-Liisa Meindorf. C-finaalis ootavad need ees juba esireast vaadatuna alates Steven Markus Ojapõld, Omar Laanso, Mattias Madis, Joosep Siniorg, Brian Nuuma, Aron Kivilo. Juurde siis tulevad neile eelmise finaali esikolmik. Väga hea stardi teeb Joosep Siniorg 3. reast, kuid siiski liidriks see teda ei vii. Ette jääb Steven Markus Ojapõld, teiseks tõuseb Brian Nuuma, siis Madis, Siniorg ja alla langenud Laanso. Nii lepitakse suurem osa võistlusmaast. Ega Ojapõld oma edu väga suureks ei suuda kasvatada. Nuuma hoiab 2. kohta ja 3. tõuseb ikkagi Siniorg. Sellega ei suuda loomulikult leppida pikalt 3. kohta hoidnud Mattias Madis, kuid kogenud Siniorg ei lase ennast üllatada. Lõpuks Ojapõld siiski nihkub eest ära, oma 2. kohta kindlustab Nuuma, kuigi Siniorg ohustavad mitmed tagant tulijad, oma positsiooni ta ei loovuta. Nii tullakse ka finišisse. B-finaal toob rajal aga järgmised noored sõitjad. Mattias Ojapõllu, Martti Raudlehe, Patrick Sarapuu, Sten-Erik Silla, Jakob Pajuri, Ryan Tulbi ja Ramon Vlassenko. Lisaks neile siis liigub rivi lõppu eelmise finaali kolmik. Tegelikult on neil väga kõva sõna selles sõidus kaasa rääkida. Kohe stardis saab ette Raudleht, Mattias Ojapõllust möödub ka Sild. See kolmik lükkab kohe sõidule täistuurid peale. Tegemist on juba kogenud noorsõitjatega. Tagant tõuseb kõvasti eelmise finaali võitja Steven Markus Ojapõld. Samuti teeb mitmeid möödasõite Brian Nuuma. Ees on aga tihe. 3 sõitjat on kui kokku liimitud. Otsitakse möödumiskohti, kuid kõik peavad korraliku sõidujoont. Lõpuks leiab Mattias Ojapõld võimaluse hulluks manöövriks ja saab Sillast mööda. Kahjuks saab aeg ennem otsa, kui ta võimalik liidrit Raudlehte püüda. Nii lõpetatakse B-finaal. Raudleht, Mattias Ojapõld, Sild. Nemad liiguvad edasi ka A-finaali. Esimene A-finaal sellel hooajal on väga osalejate rohke, sest seal löövad kaasa ka vähe vanemad sõitjad, kes ametlikult enam sarja ei kvalifitseeru. Aga aegade põhjal on paremus selline. Ragnar Simuland, Gregor Tamme, Jürgen Laanso, Lukas Popkin, Kaur Koreikin, Kristo Kiviselg, Raudleht, Ojapõld ja Sild eelmisest finaalist ning vanimad olijad Paul-Kristjan Hamburg, Anna-Grete Suvemaa ja Jakob Pajur. Sart läheb mitmete rajalt väljasõitude tõttu kordamisele ja stardi teeb Gregor Tamme, siis Simuland ja Jürgen Laanso. Kuid rajal on tihe ja kitsas ning otsitakse aktiivselt möödumisvõimalusi. Tagant tõuseb väga kindla sõiduga Kaur Koreikin. Oma 2. kohta üritab lausa jõuga tagasi saada Gregor Tamme. Niimoodi väga tõsiselt üritades läbitakse väga suur osa võistlusmaast. Pingeline heitlus käib samaväärselt liiderkolmiku selja taga. Gregor Tamme hullupanek aga lõpeb sellega, et kaardid põrkavad kokku ja kohad kaotavad nii Tamme kui Simuland. Selle segaduse järgselt avastab ennast liidri kohalt hoopis Koreikin. Simuland saab vähem kannatada ja hoiab 2. kohta. 3. tõuseb pärast seda rüsinat Jürgen Laanso, nii tullakse lõpuni. Esimese etapi võitja oli tulemusega äärmiselt rahul pärast sellist keerulist ja pikka päeva. No endal oli ootamatult tulid välja ja võitsid tänase etappi ja algus ei olnud sugugi ju päris nii hea. Ei olnud et see oli hea siuke, ma ei suutnudki mõelda, et ma olin juba ikka väga rõõmus, et ma siia finaali jõudsin, et see oli hea siukene vedas kardiga ja
vedas, et see punalipp tuli. Kui palju sa üldse nii-öelda jälgid, et kuidas ja kus ja kas sa üldse otsid selliseid möödasõidukohti ka või lihtsalt vaatad, et kui keegi eksib, et siis tuleb minna? Jaa, et tavaliselt ma vaatan, kui jõun järgi ja siis ootan, kui on mingi hea võimalus, et on parema kiirenduse, siis lähen sisekurvi ja pidurdan hiljem. Kui pikk su kardisõitja staaž on siis üldse? Ma olen juba aasta aega sõitnud, jah. Et see aasta aega sõitnud, see tähendab, et hobikarti ainult? Nüüd selle aasta algusel ostsime niisuguse vana võistluskardi ka, millega nüüd oleme natuke harjutanud, aga jah. Kui tihti käib see harjutamine, kui tihti sa üldse kardirooli satud siis? Nädalavahetuseti või vähe rohkem? See suvi ei olegi nii palju jõudnud, äkki paar korda kuus, jah. Oleme käinud. Tänane tulemus, kus sa 69 poisi tüdruku seast tuled esimeseks, on ikka päris kõva. Jaa, ma olen ikka väga ma olen rohkem kui rõõmus. Siin siis veel need, kelledel on peale esimest etappi poodiumil asja. Etapivõitja Kaur Koreikini kõrval võitis teise koha Gregor Tamm ja kolmas oli Jürgen Laanso. Nooremate seas sai etapivõidu Mattias Ojapõld, Ramon Vlassenko teine ja Joosep Sinior kolmandal pedestali astmel, kusjuures Mattias sõidab välja päeva kiirema aja. Talendid rajal hooaeg, mis sellel aastal kulgeb maailmameister Ott Tänaku patronaaži all, on käima lükatud. Järgmine etapp sõidetakse 13. septembril laagris Unibet kardirajal. Olge kohal!